Ma küsiksin väga lühidalt, väga lihtsalt, et millised võiksid olla siis eeldatavas uues valitsuses need põhilisemad Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide kokkupuutepunktid, et mis need ühised poliitilised punktid võiksid olla? Vaadake, asi on ju väga lihtne, et mitte ükski läbirääkija neid asju enne läbirääkimisi välja hakka tooma. Selge on see, et läbirääkimised saavad olema mitte lihtsalt, võib-olla Keskerakonnaga maailmavaateliselt on meil ühtsust leida rohkem, IRL-iga võib-olla natuke keerulisem, aga ma arvan, et seevastu jälle selle kolme erakonna koostöö ja see tasakaalustus seal, kompromisside otsimine annab Eestile just kõige paremad lahendused. Nii et kui me saame selle võimaluse, mida praegu peaminister kinni hoiab, nimelt ta ei lase alustada läbirääkimisi. Me võime siin konsulteerida, rääkida, arutada, aga me tahaksime alustada Eesti arengule väga vajalikke läbirääkimisi, et jõuda koalitsioonilepinguni, uue valitsuseni, siis praegu oma tegevusega, teadliku tegevusega peaminister sellist normaalset demokraatliku riigi arengut pidurdab, kuigi ta teab väga hästi, et võimalus enam ei ole. Ja selleks ka tänane see istumine oli, et me teavitada teda, et tal ei ole lootust kuskil fraktsioonides saada mingisuguseid täiendavaid toetuse. Küsiks veel nii palju, et kas te peate siis tõenäoliselt ka seda, et Taavi Rõivas alustas, mitte Taavi Rõivas isegi, vaid Reformierakond alustas omalt poolt juba lähenemist Keskerakonnale, et kas selline tegevus võis kaset leida või on see pigem kuulujutt? Ei, see ei ole kindlasti kuulujutt. Seda on kinnitanud ka mitmed Keskerakonna kõrged liidrid ja ma julgen öelda, et teades, kuidas Keskerakond eluaeg on rasketes olukordades leidnud kõige paremaks lahenduseks otsida kiiresti uus partner ja Keskerakonna juhi muutustega kindlasti nendel see ahvatlus oli kindlasti kõige suurem ja ma millegipärast isegi julgen arvata seda, et näiteks see sama otsus, et mitte nüüd tagasi astuda ja lükates asi homseni, on ajavenitus, et kuskilt mingil tasemel järjekordselt otsida, ühtepidi hirmutada IRL-iga, nagu me nägime, eile hakkas pihta selline hirmutamine küll vasakkoalitsiooni lõksu sattumisel IRL-ile, isamaaliste selliste ideede mahamatmine ja nii edasi. Ja teine võimalus kindlasti proovida otsida ikkagi Keskerakonna mingisugused kontakte, aga tänasel hetkel minule on ka meie võimalikud partnerid Keskerakonnast teavitanud seda, et nii öelda nad provokatsioonidele ei allu. Selge, suur aitäh!